tipus kaasa toob ja sel aastal langust terendab. Aga müük on langinud rohkem kui poole võrra. See tähendab riigile ka vähem maksutulu. Kas olemegi nüüd kehvas seisus või pole prognoosid päris õiged olnud? Muidugi on valitsus prognoosinud viljakalt. Seda on näha esimese kvartali numbrite pinnalt, mis puutub seda registreerimismaksu. Ja Eestis autode müük on kukkunud, Lätis ja Leedul on kasvanud sellel aastal. Endise rahandusministri Reformierakondlase Mart Võrklaeva arvamusel on kõik kulgenud plaanipäraselt. Esimesed kuud olid rahulikumad, nüüd juba rahandusministeerium näitas, müük uuesti läheb ülesmäge, ettevõtete ostud on taastunud täiesti tavapärasel tasemel, eraisikute omad on allpool. Kummati toimus täna riigieelarve kontrolli erikomisjoni istung, saamaks selgust, kas maksuraha laekub, millal ja kui palju. Ma arvan, et riigieelarves tulud sellel aastal selle maksu koha pealt osutuvad väiksemaks, ennast mõistetavalt. Aga riigieelarveks, ma arvan, et inimeste taskus on vähem raha selle aasta lõpul. See tähendab, inimesed peavad tegema sundvalikuid ja automaks tõstab kõiki hindu Eestis on nagu näha olnud ja kõikide hindade tõus teeb meid jälle kõiki vastuks. Automüüjad on valikute ees, mõeldakse ka sulgemistele. Laol ja raha on autode all kinni, aga müük väike, eriti tõmbekeskustest kaugemal. Täna oleks olukorras, kus tõesti, ütleme, maapiirkondades mõni auto müüja ja ühtegi autot müünud. Ja kui me vaatame eraisiku vaatevinkel, siis täna kui eraisik tahab sõidukit müüa selle siis kas järgmise vastu vahetada või uuena vastu, ka see protsess on täna päris keeruline, et omaniku vahetus on samuti väga drastiliselt, see müüginumber on nagu kukkunud lausa kordades. Kui me vaatame automüüjate reklaame uudiseid, siis võib päris kindel olla, et praegu on väga soodne aeg autot osta, ehk et kõik, kes eelmine aasta lõpp seda ära ei ostnud ja tunnevad, et autot oleks vahetada, siis pakutakse nii vana tagasiostu võimalust, registreerimistasu tasumist ja ilmselt on ka soodukaks hea aeg. Inimeste ostujõud Eestis oluliselt muutumas ei ole. Aga ühel või teisel moel maksab automaksupoliitika kinni ikka lõpptarbija, kui just valitsuse koosseis ei muutu. Ma arvan, et automaks oleks mõtet ka 27. aasta valimiste järel tühistada just nimelt tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 27. Et meil oleks juhul, kui see valitsus on 27. aastani, oleks inimestel teada, et 26 on peavad meil automaksu maksma, kui 27. aastal enam ei ole maksta. Nene. Regionaal- ja põllumajandusminister Give me double. andis rohelise tule korralikuks postiteenuse. Give me double, Mimi. Kui plaan jõustub, hakkab tavalise kirja saatmine senise 1,3 euro asemel maksma 1,5 eurot. Jätkame aga tapmislooga. Mees ekraanil Vitali Vituhhin tappis eelmise aasta sügisel oma väidetavalt hea sõbra ning korterikaaslase Dimitri. Mis viis 40-aastase mehe sõbra tapuni? Gimme, pass me double. Harju maakohtu ette astus 40-aastane Vitali Vituhhin, kes peab aru andma, et miks tappis ta oma korterikaaslase. Oma tegusid Vituhhin ei eita ning on tapmise omaks võtnud. 22. novembri õhtul lõi ta oma korterikaaslast maga ja niivõrd õnnetult, et selle saabus korterikaaslase surma. Mis sündmused tapmisele eelnesid? Seni avaldatud tõendite pinnalt on ikkagi viited, et sündmused alguse viis alkoholi tarvitamise käigus. Süüdistuse järgi tekkis süüdistataval Vituhhinil oma korterikaaslase Dimitriga ühise joomingu käigus tüli, mis lõppes diivanvoodil istunud Dimitrile kööginoaga rinnus. Mis siis oli tüli põhjuseks? Seda oskab öelda süüdistatav ise. Tema küsitlemine on meil veel praegu ees. Samas pole kindel, kas süüdistatav teole ammendavat seletust anda, sest kohtusaalis väitis Vitali Vituhhin, et ta ei oska omalt poolt midagi lisada, sest ta lihtsalt ei mäleta. Samas on prokuratuur näinud süüdistuses siiski seda, et Vituhhin tappis sõber Dimitri tahtlikult. Pärast pussitamist pesi mees puhtaks ka tapvaristaks olnud kööginoa. Kas mees proovis kuidagi kuriteo jälgi varjata? Ma saan öelda, et häirekeskuses seda tõepoolest helistas. Aga missugused järgnevad sündmused olid, kuivõrd neid tõendeid veel koos ei ole näinud, siis nüüd ma ei saa Väidetavalt olid tapetud Dimitri ja kohtualune Vituhhin väga lähedased sõbrad, kellest pärast rehabilitatsioonikeskusest vabanemist said korterikaaslased. Praegu tapmissüüga kohtu all olevat Vituhhinit